peamised tegevused, kus mul abi ja juhendamist ja isiklikku abistajat vaja on tegelikult. Üks asi on liikumine, eks ole, ühest punktist teise, sest et suur osa Tallinnast ei ole ju ligipääsetav, nii et mul on nagu väga keeruline saada kohale kuhugi võimalikult väikeste kuludega, sellepärast, et ma saaks kohalegi taksoga, aga ust ei leia üles ja nii edasi. Ehk siis iseseisev liikumine ja kõik see. Tegelikult see hakkab hästi minu meelest madalal tasemelt pihta ühiskonna märkamise osavus. Kui tihti inimesed märkavad seda, et näed, seal ukse juures seisab üks valgkepiga inimene, et äkki ma lähen küsin, kas tal on abi vaja. Muutus mina loodaks esiteks siis ühiskonna mõtlemises, märkamises ja avatuses. Ma kasutasin Helpifiku teenust, siis ma vajasin abi kontserdile minemisel. Pandemoonium esines vabal laval, panin Helpifiku kuulutus üles ja sain nendele abistajaks Kristiina, kes oli väga hea meelega nõus tulema minuga kontserdile. Ja see idee toimis nagu suurepäraselt. Minu jaoks on kõige olulisemad asjad sellise teenuse puhul nii kiirus, mugavus kui ka turvalisus. Sama on ju ka näiteks laiemast vaatepunktist taksondusega. Taksod jäid ajast väga kaugele maha, jäid oma telefoni ja dispetšeri teenuse juurde. Tulid eraettevõtjad ja tegid Uberi ja tegid Taxify. Ma arvan, et Helpifik on see mõttes, et nagu paralleelistab samamoodi, et see teenus tegelikult on kohutavalt vajalik. Ma unistan sellest, et meie ühiskond oleks avatud ja arvestaks kõikide sihtgruppidega. Kui me ehitame maja, siis me ehitame sinna ka kaldtee ja me paneme ukse külge helimajaka ja liftid teeme rääkivaks. Me loome veebilehti ja rakendusi, siis me samamoodi pöörame tähelepanu vaegnägijatele, nägemispuudega inimestele, neile, kes ei kuule ja neile, kes ei saa kasutada hiirt ja klaviatuuri ja võib-olla ka mitte puuteekraani. Siis me ei peaks enam ütlema erivajadustega inimene, sellepärast, et me ei ole erivajadusega. Me oleme lihtsalt täpselt samamoodi nagu kõik teised inimesed siin ühiskonnas. Meil ei ole erivajadusi, sellepärast, et see ühiskond on need vajadused ära kaotanud. Tahaks nagu loota seda, et ühiskond hakkab nägema mind kui inimest, kes on ajakirjanik, kes on raadiosaatejuht ja kes kõigi selle juures muu hulgas ka ei näe. Lõpetuseks ma tahtsin öelda, kasutage Helpifiku, jube hea teenus ja jube ägedad inimesed on. No see on, et Eili ei tule siia ju. Ei tulegi, jaa. Keegi laust loeb huultelt niimoodi. Näe, nüüd ropendas. Oota, keri tagasi korra.